Täna räägime 2024. aasta eluslooduse seire tulemustest. Eesti on tuntud eelkõige metsamaana. Oma 54% metsamaa osakaaluga oleme tõepoolest Euroopa esirinnas kuni 4. kohal. Kuid kuidas läheb meie metsaelupaikadel, millel on looduskaitseliselt olulisem väärtus? Värske kokkuvõte viimase 6 aasta andmete põhjal näitab, et 11 elupaigatüübist 2 on paraku halvas seisus ning 4 seisund on kesine, kuid 5 saame võttes arvesse erinevaid tingimusi lugeda siiski seisundi heaks. Vanade metsade liigina tuntud metsis oli Eestis kunagi arvukas jahilind, kuid tänaseks hindame meid arvukust kõigest 990 kuni 1550 kukke, kanasid siis umbes teist sama palju juurde. Nüüd paraku on nii pikaajaline 45-aastane kui siis ka lühiajaline 12-aastane trend languses, mõõdukas languses. Kuid mis metsist mõjutab? Elupaiga kadu ja elupaiga kvaliteedi langus, mis tuleb nii raiest kui ka kuivendamisest. Viimastel aastatel oleme hakanud nägema ka aina enam erinevat mürareostust, eelkõige siis infrastruktuuri ehituse ja laiendamise mõju, kus siis mõned mängud ongi meil tänaseks juba hääbunud. Kui metsise langus on seotud elupaikade ülemajandamisega, siis Kõre on mõnes mõttes teistsugune näide. Tema elupaiga kadu on toimunud hoopis sellepärast, et loo- ja rannaniidud on kinni kasvanud. Samuti on olnud ulatuslikku kuivendamist ja tegelikult ka liivikute sihikindlat metsastamist. Kuid viimaste aastakümnete kaitsekorralduslikud tööd on siiski mõjunud Kõrele väga hästi ja nüüd me näeme seirest, et kõigis sellistes asurkondades, kus on elupaika taastatud, läheb Kõrel paremini. Ja eriti uhke oli möödunud aasta tulemus Harilaiult, kui seal loeti kokku koguni 105 laulvat isaslooma. Linnud ületavad riikide piire, ka maailmajagusid, ja seetõttu loendatakse neid sageli rahvusvaheliselt kooskõlastatult, korraga kõik riigid. Nüüd Eestis on toimunud juba mitmendat korda erinevad talvised, üle läänemerelised linnuloendused lennukilt, kuid eelmisel kevadel toimus see siis esimest korda kevadise rändeperioodi jooksul. Ja mida me sealt teada saime? Kokku loendati koguni 57 linnuliiki ja loomulikult ei olnud mingi üllatus, et kõige arvukamaks liigiks osutus aul, kes on levinud kõikjal üle Eesti rannikumere. Kuid loendustulemus üle 1,6 miljoni isendi üllatas nii loendajaid kui ka Keskkonnaagentuuri. Kliimamuutustega muutuvad sagedasemaks meil ka kuumalained suvel. Ja sellises olukorras saavad olulisemaks hoopis teistsugused inimtegevusega seotud mõjutused. Üks neist on paisutamine. Teatavasti seisev vesi soojeneb päris hästi. Ja kui paisud on tavaliselt tuntud kui rändetõkked kaladele, siis siinkohal kuumade suvedega saavad oluliseks hoopis teistsugused tegelased. Kui temperatuur jões on üle 19 kraadi Celsiuse, siis hakkavad vohama seal lõhilastel neeruhaigusi ja veresust põhjustavad parasiidid. Kuid mõningaid liike ohustab teadmiste vähesus hoopis rohkem kui mingisugune inimmõju. Üks selliseid on ujurid. Nad on röövtoidulised mardikad, kes suudavad liikuda nii vees, maismaal kui ka õhus. Nüüd paraku on nii, et kui me liigi levikut ei tunne ja seda ei tea, kus nad üldse on, siis me ei saa neid ka asjakohaselt kaitsta. Ja eelmisel aastal testisid Keskkonnaagentuuri töötajad uut vabatahtlikule seirele mõeldud meetodit ja püüdsid 146 veekogust rohkem kui 4600 ujurit. Nüüd lausa kolmandikust veekogudest õnnestus leida looduskaitseliselt olulist laiujurit ja laitõmmuujurit. Kuid sel aastal saavad kõik sellele kaasa aidata. Tule sina kui ujurit püüdma.